John Bevere, midagi on juhtumas, viimane hoiatus. Milline on üks uskumus, mis enamikul kristlastel lõpuaegade kohta on? Mida te peate ohtlikult valeks? Nad teevad järeldusi kiriku äraviimise kohta ilma seda pühakirjast põhjalikult uurimata. Inimesed küsivad minult, kas sa ei jutlusta lõpuaegadest? Ja ma vastan, ei, mind ei ole selleks kutsutud. Ma nägin usklikke vaidlemast pärast ja keset reisi. Siin ütleb trip, aga reis eesti keeles. Selle ümber on liiga palju poleemikat. Me takerdume nii palju vastuolulistesse muusika sulgudes asjadesse, sest sellest saab kristliku meelelahutuse vorm. Me saame piisavalt dopamiini selliste asjade kuulamisest, kui et tegelikult läheme ja täidame suurt missiooni käsku. Me arvame, et Ameerika kristlus on globaalne kristlus. Ei. Tüdruk ütles, teie uued pöördunud, olete nii imelised, aga ühel päeval olete te nagu meie kõik. Ja ma mäletan, et ma ütlesin, ma ei saa kunagi enam nende moodi. Maik, ma näen Jumala vaimu sinu elus nii sügavalt. See tähendab rohkem, kui sa kunagi teada saad. Lõpeta see lause. Kui sa ignoreerid Jeesuse tagasitulekut järgmise 10 aasta jooksul, siis sa oled 3 punkti. Ma teadsin, et see saab olema hea. See üks ja ainus Mike Signorelli. Kõik Mike Signorelli. Olen ka üks teie fännidest. Ma pole kunagi kedagi teie sarnast kohanud. Vau! Ma näen teie elus nii sügavalt Jumala vaimu. Te jooksete oma võistlust ja näete oma finišijoont, mu sõber. See, mida te teete, on täiesti uskumatu. Olen tänulik, et olen teie sõber. See võib minu perekonnas nii olla, aga minuga see lõpeb. Te ütlete, et oleme Jeesuse tagasitulekule lähemal, kui enamik usklikke arvab. Kui teil oleks umbes 60 sekundit aega, et seda põlvkonda hoiatada, mida te neile täpselt ütleksite? Ma arvan, et hoiatus on see neitside tähendamissõna. Kahtlemata paneb see mind öösiti ärkvel olema. Maik, kui sa sellele mõtled, siis need on neitsid. Neil kõigil on tuled, ehk siis lambid. Jah, olgu, seega nad ei ole hoorad. Neil on lambid. Nad on 3 punkti. Jeesus ütleb usklikele, teie olete maailma valgus. Olgu, nad kõik ootavad Messia tagasitulekut. Ometi paneb mind ärkvel püsima see, et 5 neist on rumalad. 5 olid targad. Mitte ükski polnud rumal. 9 olid targad. See ütleb mulle, et 50% kogudusest on rumalad. Mis on tarkuse algus? Issanda kartus. Kui vaadata Simeoni, siis Simeon oli mees, kes tunneb Messia ära 40 päeva vanuselt. Olgu, variserid ei suuda Messiat ära tunda, kui ta on 30-aastane. Ajab välja kurja vaime, äratab üles surnuid ja teeb haigeid terveks. Ometi võisid variserid tsiteerida Piibli esimesi 5 raamatut. Simeon ei ole variser, seega me ei tea, kes ta selles stseenis võiks olla. Aga mida ma siiski üritan öelda, on see, Simeon oli, nagu öeldakse Luuka 2.25, õige, mis tähendab, et ta tegutses oma jumala kartliku iseloomu järgi. Ta oli vaga. Vaga tähendab, et kartis Jumalat. Täpselt seda sõna vaga tähendabki. Ta võttis Jumala sõna tõsiselt. Siin on mees, kes võtab Jumala sõna tõsiselt ja ootab pikki silmi Messia tulekut. Need on 3 asja. Ta taotleb pühadust, ta kardab Jumalat ja ta ootab pikki silmi Messia tulekut. See annab talle võime
Messia ära tunda 40 päeva vanuselt. Loomulikult on tal suhe Jumala vaimuga. Samas varisõrid, kes suudavad peast tsiteerida Piibli esimest 5 raamatut, ei suuda teda 30 aastat hiljem ära tunda. Kuidas see nüüd neitside tähendamissõnaga seostatakse? 5 on targad, 5 on rumalad. Õige, jah. Miks? Kes on rumalad neitsid? Nad ei võta Jumala sõna tõsiselt. Teisisõnu, nad on pigem 3 punkti, neid õpetab kultuur. Vau! Tarku õpetab Jumala sõna, sest nad võtavad Jumala sõna tõsiselt. Kui palju inimesi istub meie kirikutes ja mõtleb lihtsalt, et kõik minu ümber on korras. Aga kui oled haigete inimestega täietud toas ja kõik on haiged, jõuad punkti, kus arvad, et me kõik oleme normaalsed, kuni keegi terve tuppa astub. Maik, ma olen istunud Vietnamis pastoritega, kellel olid hambad puudu, kuna neid piinati vanglas usu pärast. Just nii. Eelnevad 20 aastat veetsid nad vanglas rohkem aega kui oma perede juures. Nad olid vanglas ja sealt väljas ühe asja pärast. Nad olid pastorid. Nende näod kiirgasid rõõmu. Ma vaatasin Liisat ja ütlesin, mida ma neile inimestele jutlustan? Miks nemad mulle ei jutlusta? Me arvame, et Ameerika kristlus on globaalne kristlus. Ei, me oleme 5% maailma rahvastikust. Me ei ole nagu Paulus ütleb, hei, kui te olete Kristusega üles tõusnud, siis mõtelge sellele, mis on ülal paremal pool. Olgu, mida tähendab olla kindel? Kui ma autot juhin, on mu pilk teel. Ma võin heita pilgu kaasreisijale. Ma võin küll GPS-i vaadata, aga ma lähen tagasi sinna, kus nemad on. Enamik Ameerika kristlasi, kui nende mõtted on neutraalsed, lähevad nad tagasi NFL-i, NBA-sse, maailma Eesti võistlustele, Instagrami. Minu tüdruksõbra juurde, keda ma tahan, teate küll, paremini tundma õppida. Nende mõtted ei ole suunatud üleolevatele asjadele. Ja nii ongi asi selles, millal lambid kustuvad. Vahetult enne tema tulekut, eks? Kesköö on öö kõige pimedam aeg. See on siis, kui päike on maakera põhjas. Ja kui läheb kõige pimedamaks, siis hakkavad ka nende lambid kustuma. Ja seega tunnen ma koormat usklike pärast. Ma tahan näha usklikke ette valmistatuna ja valmis, sest Piibel ütleb, et abielu, Jeesus on meie peigmees. Oh, issand Jumal, me hakkame valitsema ja valitsema koos temaga, kui tema pruut igavesti ja igavesti. Talle pulm on tulnud ja pruut on ennast ette valmistanud. Seal ei öelda, et Jumal tegi ta valmis. Tema tegi ennast ette. Kuidas ta valmis tehti? Temale anti õigus riietuda peenesse linasesse, sest peenlinane riie esindab pühakute õiget käitumist ja tegusid. Nii nagu Simeon oli iseloomult õiglane, elas ta oma jumaliku iseloomu järgi, nii peame meiegi end ette valmistama oma peigmehe tagasitulekuks. Oh, selles on nii palju. Oh, see on nii hea. Nagu ma seda raamatut kirjutades, oli hommikuid, mil ma alla läksin ja ütlesin, Liisa, vabandust, ma peaaegu tunnen, et ma ei saa isegi rääkida. Mind on nii mõjutanud see, mida Jumala vaim minus teeb pärast selle sõnumi kirjutamist. Sest asi on selles, Maik, tead, ma ei jutlustanud sellest 40 aastat. Inimesed küsivad minult, nad ütlevad, kas sa ei jutlusta lõpuaegadest?
Ja ma vastan, ei, mind ei ole selleks kutsutud. Miks? Sest ma nägin inimesi seadmas kuupäevi 80-ndatel, 90-ndatel, 2000-ndatel ja ma nägin kuupäevi tulemas ja minemas. Ma nägin poleemikat, nägin usklikke vaidlemas enne reisi, pärast reisi, reisi keskel, milleeniumi põlvkonnas. Ma olen haige, jah. Ja ma mõtlesin, selle ümber on liiga palju vaidlusi. Selle ümber on liiga palju ebaselgust. Aga teate, mida Püha Vaim mulle näitas? Mu lapsed, mu lapsed, mu lapsed. See on hämmastav. Mu lastel on noalaeva pusle. Kui pusletükid olid kõik paigas, panin selle endale südamesse. Tee pilt. Ta ütles, kas sa näed, mis see on? Ma ütlesin, ei, ma ei näe, mis see on. Ja ta ütles, nüüd pane tükid kokku. Panin paar tükki kokku ja sain paar jääkaru. Ütlesin, Arktika, see on pilt Arktikast. Siis panin veel paar tükki kokku ja nägin lõvisid ja elevante ning jääkaru. Ning jääkaru ütles, see on Aafrika. Siis panin paar tükki kokku ja nägin pandakarusid ning ütlesin, see on Hiina. Siis panin kõik kokku ja sain aru, et see on Lähis-Ida. Ja selline ongi prohveti kuulutus. Kui vaadata 2. Peetruse 1:10 ja 11, siis seal öeldakse, muistsed prohvetid uurisid hoolega, mis ajal see pääste tuleb. Jumal lõi Jumala prohvetliku sõna millekski, mida me peaksime tema poole hüüdma ja otsima. Aga kui me seda teeme, tekitab see meis innukuse, sest kuri sulane ütleb oma südames, mu issand viivitab oma tulemisega. Mis juhtub? Ta muutub lihalikumaks. Sest kuri sulane ütleb oma südames, mu issand viivitab oma tulemisega. Ta hakkab pidutsema, ta hakkab tegema seda, mida maailm teeb. Ta peksab oma kaassulaseid. Kuidas me peksame oma kaassulaseid? Temast taga rääkides sellega. Aga Piibel ütleb, et see on hämmastav. Johannes ütleb, igaüks, kellel on see innukas ootus. Milline innukas ootus Jeesuse Kristuse tagasitulekule? Iga usklik, kellel on innukus, puhastab iseennast, nõnda nagu tema on puhas. Niisiis, Maik, ma hakkasin taipama, et kui ma olen NFL-i meeskond ja olen poolajaks 14 punktiga kaotusseisus, siis ma tulen platsile. Ma loodetavasti palvetan, et veidi paremini läheks. Aga ma ei kiirusta. Ma ei ole kiirustamisrežiimis. Aga kui ma olen 14 punktiga kaotusseisus ja 4. veerandis on jäänud 7 minutit, siis usu parem, et ei, ma olen kiirustavas rünnakus. Ei mingeid nõupidamisi. Ma olen mina ja tead mis? Ma olen nii frustreerunud mõne jalgpallimeeskonna peale, sest nad on tegelikult 3 punkti. Ma mõtlen, et kui sa oleksid terve mängu viimased 7 minutit mänginud, oleksid sa selle mängu võitnud, eks? Ja nii see sprinter, kes on teinud, või vabandage mind, pikamaa jooksja, on jooksnud 5 kilomeetrit ja kui ta näeb, et on jäänud 100 meetrit, siis ta kiirendab, eks? Ma sain aru ja sellepärast ma hoidsingi sellest teemast 40 aastat eemale, sest ma ütlesin, et see teeb kristlased laisaks. Nad istuvad niisama ja ootavad äraviimist. Nad lõpetavad oma maksete tasumise, sest arvavad, et ta tuleb järgmisel kuul. Nende krediidimaksed või krediitkaardimaksed. Sain aru, et see eskatoloogia, kui seda valesti jutlustatakse või valesti kuulatakse, tekitab laiskust, ebaviisakust ja eskapismi ehk põgenemist. Ja. Kui seda õigesti jutlustatakse, tekitab see pakilisust. Jah, sest kogu Piibli teine enim kõneainet pakkuv teema on Jeesuse teine tulemine.
päästmine on kõige tähtsam. Jeesuse teine tulemine on teine. Kas teadsite, et Uues Testamendis räägib 318 salmi teisest tulemisest? See on iga 26 salmi kohta üks. See on esimese 3 sajandi varajaste kirikuisade teine enim kõneainet pakkuv teema. Nad pidasid terveid eineid, kus nad rääkisid ainult prohvetlikest pühakirjadest. Jumal hoidis seda nii, et me otsiksime ja uuriksime pidevalt, et meie sees oleks innukas ootus. Mees, ma suudaksin, see on nii hea. Olgu. Nii et ma olin sügavalt süüdi, kui ma seda raamatut lugesin. Ja ma ütlen teile, kõik, kes praegu vaatavad, et te peate kohe Amazonist raamatu hankima, isegi kui me seda ikka veel kuulame. Nii et ma olin sügavalt süüdi. Mul on 7 ülikooli linnakut üle Ameerika, mõnes kõige pimedamas linnas. Ja ma arvasin, et teen head tööd, aga ma olen seda teemat ka kuidagi vältinud. Ma olen proovinud, aga teate, see oli üks neist asjadest, kus ma olin, nagu te oleksite rääkinud, selle vältimisest kõik need aastad. Ja nüüd ma loen seda ja see tekitab minus tungiva vajaduse. Ja siin on küsimus, mida ma tahan teile esitada. Teate, kui Jeesus astuks järgmisel pühapäeval füüsiliselt Ameerika kirikusse, mis teda kõige rohkem šokeeriks või kurvastaks? Näiteks selles, kuidas me elame ja mida me teeme. Sest raamatus on koht, kus sa sellest räägid ja see kõnetas mind nii sügavalt. Seega arvan, et kirik, mis on kõige sarnasem Ameerika kirikuga, peab meeles pidama, et ainsad sõnad üles tõusnud Jeesuse kohta piiblis on ilmutusraamatu 2. ja 3. peatükis. Muidugi on meil üks lühike lause Apostlite tegude raamatus ja teine lühike lause 2. Korintlastele 12. peatükis. Eks? Jah. Aga need kontsentreeritud sõnumid, mis meil on Jeesuselt ilmutusraamatu 2. ja 3. peatükis, jah, olgu. Sardese kirik, kui seda lugeda uue elava tõlkes, on see hämmastav. Jeesus ütleb, teil on maine, te olete elus, aga te olete surnud. Vau. Mis annaks kirikule elava maine? Nad tulevad välja suurepäraste ülistuslauludega. Neil on pühakojas elevust. Inimesed pressivad auditooriumisse. Olgu, aga oodake hetk. Mida ta ütleb? Ta ütles, ärgake üles oma tegude pärast. Me ei räägi usust. Teie teod ei vasta minu Jumala nõuetele. Olgu, vau. Nüüd räägib ta nende elustiilist, nende väga 3 punkti. Sardes. Ajalooliselt oli Sardes väga jõukas linn. See oleks nagu tänapäeva Dubai. Jah, isegi maailm kadestas Sardest, sest seal oli nii palju küllust. Sardese kogudust mõjutas küllus negatiivselt. Sardeses teid ei kiusatud taga, teisi linnu, Pergamoni ja Tüürost ja neid kristlasi kiusati rängalt taga. Jah, Sardeses ei hoolinud nad sellest, neid ei huvitanud, millist Jumalat te teenisite. Aga nad tahtsid lihtsalt elada mugavat elu. Jeesus ütleb sellele kogudusele, ärka üles, muidu ma tulen su juurde nagu varas öösel. Paulus ütleb Thessalonika kogudusele, aga teie, vennad ja õed, ei ole pimeduses, et see päev teid võiks võita nagu varas või tabada. Ja. Oodake hetk, Paulus ütleb Thessaloniklastele, see päev ei taba teid nagu varas, sest te olete valguse lapsed. Jeesus ütleb sellele kogudusele, asi pole linnas, vaid koguduses. Kui sa üles ei järka, tulen ma su juurde kui varas. Siis teeb ta väga huvitava avalduse. Ta ütleb, sul on Sardeses mõned usklikud,
kes ei ole oma riideid määrinud. Oota hetk. On oma riideid määrinud. Mäletad, et Piibel ütleb Ilmutusraamatu 16. peatükis, et pruut hoiab oma riideid päevaks. Jah, mäletad, Jaakobus ütleb, et puhas ja rüvetamata Jumala teenistus on hoida ennast maailmast rüvetamata. Mäletad, Juudas ütleb, vihake liha poolt rüvetatud rõivaid. Teisisõnu, kas suudad ette kujutada päeva, mil ma Liisaga abiellusin? Mäletad, et Jeesus on meie peigmees. Me oleme tema pruut. Ta tahab pruuti, kes valitseb otse tema kõrval igavesti ja igavesti. Olgu. Ma mäletan päeva, mil ma Liisaga abiellusin. Oh Jumal, olime 2 kuud ära olnud. Ta oli Indianas kõvasti tööd teinud, samal ajal, kui mina olin tallases pulmadeks valmistumas. Tema hooleks jäi kogu töö. Oh issand, see töö. Ta tegi selle koha ilusaks. See presbüterlaste kirik oli tema raske töö tõttu imeilus. Aga miski polnud nii ilus kui siis, kui ta tagaukse juurde ilmus. Ja kui ta alla kõndis, ma mõtlesin, see kleit, oh issand, ma nägin seda ikka veel. Ma mõtlesin, et see on kõige ilusam naine, kes planeedil kõnnib. Ja siis tema igatsevad silmad minu järele. Ja oh, Maik, ma olin täielik vrakk. Ma olin täielik vrakk. Kas te kujutate ette, kui ma oleksin seisnud selle altari ees ja tema oleks tagaukse juurde ilmunud rebenenud kleidiga, millel on hunnik mudaplekke ja seleplekke. Ma oleksin öelnud, et see polnud tema jaoks eriti oluline sündmus. Vau. Ma mõtlen, et see võib praegu oluline olla, aga ta ei valmistunud ette. Ma mõtlen, et me teeme sõna otseses mõttes oma pulmarüüd oma õigemeelsete tegudega. See on sõna otseses mõttes see, mida Ilmutusraamatu 19. peatükk ütleb. Ma ei tea, kas meil on piisavalt materjali bikiinide tegemiseks, rääkimata pulmakleidist praegu, nagu Ameerika kirikus. Seega, see sõnum ei räägi tegelikult ajajoonest, see ei räägi tegelikult tsunamidest ja verekuudest. See kõik räägib transformatsioonist ja valmisolekust. Oh mees, ma olen praegu pisarate äärel. Ma tean, et oleme justkui prohvetlikus keerises, sest minu järgmine küsimus pidi tegelikult olema, kuidas sa räägid raamatus sellest, kuidas lõpuaegade uurimine on sind oma naise vastu lahkemaks teinud ja sa hakkasid sellele vastama enne, kui ma isegi küsimuse esitasin. Ma tean, et issand tegutseb ja ma arvan, et see, mis juhtub ja kui ma saaksin lühidalt midagi lisada, siis vahel laseme end vandenõu teooriatel ja vastuolulistel teemadel nii kaasa haarata, sest sellest saab kristlik meelelahutus, sest meid pole palves distsiplineeritud. Me ei tee tegelikult tööd. Ja me võime tunda, et saame piisavalt dopamiini selliste asjade kuulamisest, kui et tegelikult läheme ja täidame suurt missioni käsku või eemaldame plekke ja teeme ettevalmistusi. Ja see, mis mulle selle raamatu juures nii väga meeldib, see, kuidas me oleme New Yorgis ja mujal mitte ainult ellu jäänud, vaid ka õitsenud, on see, et me ei tohiks olla ainult sõna kuuljad, vaid ka tegijad. Sest see võib tekitada sellise vaimse kinnistumise. Ameerika kirikus võib tekkida emotsionaalne eufooria ja see intervjuu John Beveriga oli nii vinge. Minu ainus ootus on see, et ostate raamatu ja lülitate selle välja ning teete tegelikult seda tööd, millest John räägib. Ja ma sain seda teie raamatust rohkem kui millestki muust, mida ma sellel teemal lugenud olen. Ja nii, siin on midagi, mida ma tahan. Lubage mul enne, kui te küsite, enne kui ütlete järgmise väite, seda mõtet meeles pidada.
Algkirikul olid söögikorrad ja nad nimetasid neid esimese 3 sajandi jooksul prohveti ennustuste söögikordadeks, kus nad sõid einet ja ei teinud midagi muud, kui rääkisid prohveti ennustustest. Pidage nüüd meeles, et 2 asja 6 alusest, millele meie usk on rajatud, on surnute teine tulemine, ülestõusmine ja igavene tasu ja kohtumõistmine. Teisisõnu, see on elementaarne õpetus, see on alusdoktriin. Seega algkirik mõistis seda ja nad said sõna otseses mõttes kokku. Ma tahan julgustada teie kuulajaid mitte ainult seda mõistma, vaid kui see teile tõesti, masintõlge, kui see teile tõesti meeldib, ma ütleks, siis palun koguge oma sõpruskond kokku, vaadake see koos läbi ja rääkige üksteisega, sest Maik, sa kuuled mind ja praegu rääkimas. Me tõmbame üksteisest asju välja. Olgu, mu poeg on minu tasku häälingus, sest ta tõmbab minust asju välja, eks. Seda teeb Jumal. Ta ütles, siis kogunevad need, kes kardavad Issandat ja hakkavad üksteisele rääkima Jumala asjadest. Mäletate, kuidas 2 Annemose jüngrit ütlesid, meie süda põleb meie sees ja Jumal kuulab meid ning kirjutab raamatu. Seega on midagi erilist selles, kui me koguneme rühmana ja kirjutame koos raamatu. See on täiuslik raamat. Seda tegi algkirik. Tehke aga, vabandust, Apostlite tegude 2.42 selles osas on see justkui pühendumine apostlite õpetustele. Nad istuvad lauas ja me peame selle juurde tagasi pöörduma. Ma just uurisin seda. Kui sa midagi kuuled, siis sa mäletad sellest umbes 2%. Aga kui sa sellest räägid ja isegi kellelegi teisele õpetad, siis see ületab 60%. Ja nii paljudele teist, kes mõtlevad, kuidas ma saan aru, kuidas John ja Mike lihtsalt istuvad seal ja loevad pühakirjast, olles professionaalsed kristlased. Ei, ma arvan, et sellest on midagi võimast, kui see lihtsalt meie suust välja tuleb, pidades dialooge ja teie saate selliseid vestlusi pidada. Ma arvan, et olen nüüd veendunud, et kirik hakkab seda raamatut koos läbi vaatama. Siin on aga küsimus, sest sa räägid raamatust sellest, kuidas inimesed prohveti kuulutusi eiravad. Ja ma arvan, et on inimesi, kes tulevad kirikutest, kus neid veendi prohveti kuulutustest ja muudest sellistest asjadest rääkimast. Seega võib see isegi tunduda, et mees, kas ma teen midagi valesti. Ja ometi on teisi, kellele on see uus teema. Nad võivad sellesse triivida, kui nad selle hooletusse jätavad. Nad võivad triivida laiskusesse. Nad võivad muutuda hajavile. Nad võivad isegi usust taganeda, millest sa rääkisid. Millised on siis mõned need peened märgid, et usklik on juba selles võrgutamises? Sest ma arvan, et neil on võimalus öelda, ei, ma saan muidugi parandada, enne kui on liiga hilja. Esiteks, nagu Paulus ütles, uurige ennast. Jah, siin see on, olgu. Seega on küsimus, mida peaksime endale igal hommikul esitama? Kas ma olen täna Jeesusesse rohkem armunud kui eile? Kas teate, mis on minu esimene eesmärk? Mida ma oma meeskonnale olen rääkinud? Ma olen seda rääkinud oma perele. Minu peamine eesmärk teenimisel on see, et ma tahan olla Jeesusesse rohkem armunud. Kui ma siit maalt lahkun, kui praegu, kui ma 42 aastat tagasi teenimist alustasin. On põhjus, miks ma olen olnud liiga paljudes rohelistes tubades ja teenimisest sai nende jaoks, kes seal rohelises toas istusid, amet. Mäletan, kuidas ma noore tüdrukuna, kui mind esimest korda
päästeti, olin ülikooli grupis ja tüdrukud ütlesid, teie uued pöördunud olete nii imelised, aga ühel päeval olete te nagu meie kõik. Ja ma mäletan, et ma ütlesin, ma ei ole enam kunagi selline. Olen teenimises olnud nüüd 42 aastat. Ma tunnen, et olen Jeesusesse rohkem armunud. Jeesuse pärast rohkem tuli hingeline kui siis, kui ma teenimist alustasin. Ma pole veel selles otsas. Ma tean ikka veel, et võib-olla on veel 20-30 aastat, mis iganes see teekonnal ka poleks. Aga teate mis? See on minu peamine eesmärk. Seega ma hindan, justkui küsiksin endalt, kuhu mu mõtted lähevad, kui ma ei pea neid igapäevaste toimingute jaoks kasutama. Kas need lähevad NFL-i? Kas need lähevad sotsiaalmeediasse? Kas need lähevad või ei lähe? See sellepärast, et Piibel ütleb, suuna oma kiindumus sellele, mis on ülal. Jah, olgu. Kui ma oma pilgu teele suunan, ma ei tea, kas me oleme sellest juba rääkinud või mitte, aga kuna me rääkisime enne teele minekut päris tükk aega, aga kui mu pilk on teel, kui ma autot juhin, siis on parem uskuda, et see on teel. Ma võin vaadata alla GPS-i, ma võin vaadata kõrvalistujat, aga ma lähen ja vaatan tagasi sinna, kus ma olen. Küsi endalt, kuhu mu mõtted lähevad, kui neid ei pea kasutama. Kui asi puudutab maised asju, siis te ei ole oma mõtteid pööranud ülal olevatele asjadele. Sellepärast teil pole ka innukalt oodata. Sellepärast teil pole tuld, sest teie mõtted on selle elu peal. Ja kui te lugesite Filiplastele 3. peatükki, siis Paulus ütles, et on inimesi, kelle mõtted on maistel asjadel. Nad ei ole oma kiindumust pööranud ülal olevatele asjadele. Ja C.S. Lewis ütles, kõige edukamad kristlased, need, kes kannavad kõige rohkem vilja, on need, kes mõtlevad taevale. Ma ei tee nalja. Ma võtsin täna sõna otseses mõttes välja C.S. Lewise raamatu ja kavatsesin selle intervjuusse kaasata. Aga sul on õigus. Ma mõtlen, et see on ilmselt üks veidramaid intervjuusid, mis mul kunagi olnud on, sest sa vastad minu küsimustele enne, kui ma temalt küsisin. Sa oled juba minu elutoas ja vaatad minu raamaturiiulit. Ma ütlesin sõna otseses mõttes, ei, ma ei tea, kas ma saan seda asjakohaseks teha. Ma panin raamatu tagasi riiulile ja siis tsiteerisid sa C.S. Lewist. Ma arvan, et kõigile, kes praegu vaatavad, räägib Jumal teiega praegu püha vaimu kaudu. Et te peate end lukustama ja te vajate seda sõnumit. Mul on veel paar küsimust. Olete oma ajaga nii helde olnud ja see on olnud nii rikastav, ning ma palvetan kogu mu publiku eest, et teil oleks ihal, mis voolab suust ja tahab sellest raamatusse süveneda. Aga see on üks olulisemaid küsimusi. Te hoiatasite, et paljud pilkavad seda. Nad hakkavad pilkama tema tulemise lubadust ja väänama tema lõpuaegade õpetust. Seega, olge praktilised. Teate küll, kuidas keegi saab vahet teha tasakaalustatud prohvetliku hääle ja selle YouTube'i või interneti sensatsioonilisuse vahel. Sest ma arvan, et see, mis mulle sinu juures meeldib, on see, et sa oled väga hästi analüüsitud, hästi uuritud ja usaldusväärne hääl. Tegelikult muudab see raamatu palju olulisemaks tänu sellele, et sa ootasid nii palju aastaid sellise raamatu väljaandmisega, sest see on nii palju tarkust täis ja ma usun, et su süda on nii puhas Kristuse ihu ja pruudi jaoks. Aga kui inimesed neid sõnumeid pilkavad ja ma näen 10 000 kommentaare, siis mida te ütleksite? Kui keegi eristab tasakaalustatud prohvetlikku häält
kuidas keegi eristab tasakaalustatud prohvetlikku häält ja sensatsioonilisust. Tasakaalustatud prohvetlik hääl tekitab kuulajas alati suurema kire olla Jeesusele lähemal ja lähedasem ning teha tema tööd. Tasakaalustamata inimesed lummavad teid faktide ja detailidega, nii et nüüd keskendute rohkem sellele, kui palju verekuusid oli. See päikesevarjutus teeb seda. Pole hullu. See on kõik. See peaks olema väike osa meie vestlusest. Lubage mul see teile öelda. Olgu. Kui ma olin ülikooli inseneri tudeng, oli lõpueksamite nädal. See kardetud nädal, eks. Meil polnud neid asju. Olgu. Meil polnud mobiiltelefone. Niisiis me pidime minema insenerihoonesse, masinaehitushoonesse ja seal oli umbes 6 insenerihoonet ja ma olin masinaehitusinsener. Ja ma pidin vaatama trükitud nimekirja, mis kell on minu lõpueksam, millises klassiruumis ja millises hoones. See võttis mul 5-10 minutit. Ma veetsin tunde lõpueksamiks valmistumisega. Ja tegelikult algas ettevalmistus esimesel nädalal. Minu vennaskonna vennad, kes ajasid naisi taga ja käisid pidutsemas 5 õhtut nädalas. Nad toppisid end nädala enne lõpueksamit täis. Ja ma kordasin, sest minu lõpueksamid algasid esimesel nädalal. Mu isa maksis mu õpilastele, eks, ta maksis mu õppemaksu ja ma ei tahtnud häbi näha, kui mu isa hinnete lehte nägi. Olgu. Ja muide, usklikele on 2 vastust. 2 vastust Jeesuse tagasituleku kohta. Otsige seda üles Johannese 1. kirjast 2.28. Ta ütleb, mu lapsukesed, räägib ainult usklikele. Jäägem tema osadusse, et kui ta ilmub, meil oleks julgust, eks, ja me ei peaks häbenema. Kas usklikud on kindlad või häbistatud? Nüüd läheme tagasi selle juurde. Tunnid ja tunnid, mis ma ettevalmistusele kulutasin, olid palju olulisemad. Kuid 5 või 10 minutit, et teada saada, kus mu lõpueksamid toimuvad, olid olulised. Seega, kui keegi tahab rääkida verekuust või päikesevarjutusest või tsunamist, siis olen nõus. Aga ärge sellele keskenduge. Näete, ma leian, et kui te lihtsalt sellest räägite, on inimesed rohkem huvitatud märkidest kui märkide andjatest. Eks? No tule nüüd. Näed, üks tõeline taevast tulnud sõnum paneb sind tahtma silmili maha langeda ja Jeesust otsida ning tema heaks töötada rohkem kui kunagi varem. Kui see juhtub, siis on see hea taevast tulnud sõnum. See on nii hea. Ei, see aitab tohutult. Ja jah, nagu sa ütlesid, kui sa tahad nendest asjadest rääkida, siis me ei pea tingimata inimesi teekonnale minemast heidutama. Aga ma arvan, et asi on selles, et kui sa hindad oma aega ja oled rohkem aega kulutanud õppimisele kui inimestele päästjast rääkimisele, siis juhtub see, et ma arvan, et nii satudki usust taganema. Tegelikult on see laiskuse vastand. Sa oled küll väga õppiv, aga su töö pole tegelikult vilja kandnud. Ja minu jaoks on see alati esiplaanil. Nii et asi on selles. Ma tean, et oleme justkui viimases etapis. See on nagu suur finaal. Mul on lõpu lähenedes paar kiiret tulistavat küsimust, aga ma lihtsalt taipasin, et meie sõpruses võib olla vaenulikkus, sest kui sa ütlesid ülikoolis, ma ei tea, kas sa tead, ma olen Bloomingtoni vilistlane, ma olen Indiana ülikooli vilistlane, nii et ma nii väga loodan, et nad võidavad. Kuula. Ma tean, et me salvestame seda enne riiklikku.
Ma elan Indianale või hoian Indianale pöialt. Ma tahan, et nad võidaksid riiklikud meistrivõistlused. Nüüd ma tean, et kui see välja tuleb, saab sellest ajalugu. Aga hei, kõik on okei, olgu. Mu naine, ma ütlen, et kui ma ülikoolis käisin, võitsime selle teise ülikooli vastu rohkem mänge, kui teie meie vastu võitsite. Aga tehke ka midagi. See on nii tõsi. Mu naine on ülikooli vilistlane ja mina olen ka vilistlane. Nii et me oleme juba nagu maja, mis on jagatud ja nagu 3 punkti. Ja teate, mis on naljakas? On see, et mul olid jalgpalli hooajapiletid ja ma vaatasin lihtsalt, kuidas nad iga mängu kaotasid. Ja nüüd on see uskumatu. Issand kuulis mu nuttu, aga olgu. Ma tahan lõpupoole teha mõned lõbusad küsimused või mingisuguse kiirküsimuse, et siin kokku võtta. Ja sõbrad, jällegi see video kirjeldusest, samuti kommentaaride jaotises olevast kinnituskommentaarist ja otseülekande jaotisest leiate lingi Amazoni. Loodan, et olete juba mitu koopiat ostnud ja andnud neid oma sõpradele. Kogunete kodudesse ja gruppidesse. See on hädavajalik, aga olgu. Proovime seda ja lihtsalt läheme sinna ja vaatame, mis juhtub. Olgu, kui te nõustute, kui te ignoreerite Jeesuse tagasitulekut järgmise 10 aasta jooksul, siis te olete maisem kui täna. Ma teadsin, et see saab olema hea. Olgu, siin on sulane, kes ütleb, mu isand viivitab oma tulemisega, hakkab pidutsema, jooma, purju jääma ja peksma oma kaassulaseid. See on pühakiri, see on nii hea. Ma kirjutasin selle küsimuse sellest osast välja, et sa teaksid täpselt, kuhu ma mõtlesin. Olgu järgmine küsimus. Ma püüan olla sama hea kui sinu poeg. Ta on sinu kanalil fenomenaalne, nii et ma tegin märkmeid. Järgmine küsimus on, milline on üks uskumus, mis enamikul kristlastel lõpuaegade kohta on, mida sa pead ohtlikult valeks? Minu usk on see, et nad teevad järeldusi kiriku äraviimise kohta või koguduse ülesvõtmise kohta, ilma seda pühakirjast tegelikult uurimata. Ja asi, mis mind tõesti häirib, on see, et nad ütlesid, äraviimine. Pidage meeles, et äraviimist ei ole piiblis või ülesvõtmist. See on kreekakeelne sõna harpazo, mis tähendab äraviimist. Seega öeldakse, et äraviimise algatas John Nelson Darby 19. sajandil, kuigi tegelikult on mul 3 otsest tsitaati, aga ma loetlen 5 varajast kirikuisa, kes kirjutasid kiriku äraviimisest enne kohtumõistmise väljavalamist. Nüüd, mida ma avastan, on see, et kui inimesed muutuvad selle asja suhtes tõeliselt dogmaatiliseks, siis ma avastan, et nad pole seda pühakirjast uurinud. Nad pole palvetanud ega küsinud. Jah, kui Simeonil oli esimeses küsimuses õigus. Usun, et võime olla kindlad, et meil on ka teises küsimuses õigus. Siiski, seda öeldes ma ei palveta, ma tean, et see juhtub. See on vältimatu. Selle üle ei teki enam vaidlust, kui inimesed on selle läbi lugenud, sest mul on selles raamatus 4 peatükki ja on 6 või 7 põhjust. 6 neist on otse pühakirjast ja ainsad pühakirja kohad, miks ma usun, et koguduse ülesvõtmine toimub siis, kui see juhtub. Ma ei hakka seda selles saates ütlema. Saate teada, kui raamatut loete, sest te peate tõesti teada saama, et see pole keskpunkt. Keskendutakse pruudile ja peigmehele, kes on teineteist igatsenud ja nüüd ühinevad. See on fookus. Olgu. Ta on, kui ma saan seda öelda, ilma lugupidamatu olemata, armastav ja haige peigmees. Kui ma olin Liisast 2 kuud eemal, tundus iga päev nagu nädal, iga nädal tundus nagu kuu.
Need 2 kuud olid mu elu pikimad 2 kuud. Ja ma mäletan, kui ma talle 2 päeva enne sinna lendamist helistasin, ütlesin, kallis, näeme varsti. Sellel oli põhjus, miks Jeesus ütles, ma tulen varsti. Sest 1 päev issanda juures on 1000 aastat ja 1000 aastat on 1 päev. Ta üritab oma pruuti tema järele igatsemas hoida. Niisiis, mu naine ei jõudnud ära oodata, millal ma kohale lendan. Ma mõtlen, et olime kihlatud. Me polnud teineteist 2 kuud näinud. Meil oli igatsus koos olla. Ta ei olnud eriti huvitatud sellest, mis kell see lend toimub, mida ta pidi teadma. Aga mida ta ootas, oli meie taasühinemine. Seda peaksid kõik ootama, taasühinemist oma armastatud Jeesusega. Me valitseme koos temaga igavesti. Ta ütles, et kes mind lõpuni kuulab, sellele ma annan istuda minuga minu troonil. Nõnda nagu mu isa on andnud mulle istuda tema troonil. Piibel ütleb, et kui me kannatame, siis me talume raskusi, siis me valitseme koos temaga. Oh Jumal, see ongi selle raamatu peamine sõnum. Me oleme tegelikult tema pruudid. Me valitseme tegelikult läbi igaviku. Rahvad, linnad, meie peigmehega, tema südamega. Me valitseme koos. Ja meie ametikohad pannakse paika just praegu selles väga lühikeses elus. Oh, see on kõik. Me oleme lõpetanud. Sa vastasid sõna otseses mõttes mu viimasele küsimusele selles vastuses. Ma ei tee nalja, peaaegu sõna-sõnalt. Issand oli meiega. Ma toon teid nüüd Liisa juurde tagasi. Aga ma ütlen teile, et olen suurema osa sellest intervjuust nutnud olnud. Ma olen kindel, et näete mu silmis pisaraid ja see on lihtsalt sellepärast, et Issand hingab selle sõnumi peale. See on ajakohane sõnum. Tänan teid kõiki sõna levitamise, jagamise, kommenteerimise ja algoritmi loomise eest, mis YouTube'is ja välismaal Jeesust armastab. Niisiis, John, tänan teid väga. Enne kui te alla kirjutate, olen teie üle uhke. Ma tahan teiega rääkida kui isa. Ma usun, et Jumala käsi on su elu peal. Põhjus, miks sa jätkad, oh Jumal, olin just see, millega ma silmitsi seisin. Me kavatsesime seda teha, sest ma näen Jumala vaimu su elus nii sügavalt, nii tugevalt. Aitäh, et armastate Ameerika kõige raskemate linnade inimesi. Jumal pani selle sinu sisse ja ma olen sinu üle väga uhke. Ja lisaks me oleme Itaalia vennad. Ma armastan seda. Seega aitäh, et armastate Jumala rahvast ja ma tean, et sa armastad. See lihtsalt õhkub sinust välja. Nii et ma tundsin, et tahtsin lihtsalt hetkeks öelda seda kiriku isana. Olgu. See tähendab rohkem, kui sa kunagi teada saad. Ma lihtsalt istun siin oma laua taga ja nutan pärast seda, kui oleme välja loginud. Aitäh. Mu vaatajad teavad seda. Minu Itaalia isa suri tegelikult palju aastaid tagasi. Seega ma olen isata esimese põlvkonna teenistuses. See on olnud väga üksildane ja ma ei tee nalja. Täna oma isiklikus palves tundsin ma Jumala kui isa kinnitust. Ja seepärast, et sa ütlesid, ma tahan rääkida kiriku isana. Ma tahan rääkida isana. Ma mõtlen, et see mõjutas mind sellel hetkel rohkem, kui sa arvad. Aitäh, et puhusid julgustust New Yorki, kus me juhime ateiste, hindusid, moslemeid ja agnostikuid kõiki Kristuse juurde. Ja ma rääkisin teile seda eetriväliselt ja ütlen seda ka vaatajatele, et ma pean ennast üheks teie jüngriks. Olen teilt aastaid ja aastaid õppinud. Ma ei jõua ära oodata, et viia kirik teekonnale selle uue raamatuga.
See saab olema hämmastav. Seega peame teid kanalile tagasi saama. Jah, see on nüüd kõik. No siin võib-olla selgituseks, et Liisa oli siis John Beveri abikaasa, võib-olla kõik ei tea. Ja tõesti, John Bever õppis kunagi masinaehitusinseneriks, aga nüüd on ta hoopis evangelist, Jumala tahtel. Päris palju aastaid juba, jah, nagu ta ütles, 42 aastat siin. Jah.